Workout video 2. Tähtsad asjad esimesena. Vaatasin eelmist videot tagant järgi. Holy fuck. Mu vana rolla, millega ma pole sõitnud aastaid. Mind täiega triggeris see, et mul on siin on sitt. See oli sitt, see on valge värv. See on mu vana tööpusa. Kodus ma ei tee fashion show'd, on ju. Ma panen suvalist riietega trenni. Ma saan aru, et ma läheks Gucci'ga läheks jõusaali, kus teised inimesed ka näevad mind, aga kodus kõlbab see ka. Kes ei ole siis näinud esimest videot, minge vaadake, sellepärast, et see on nagu videoseeria ja see on teine osa sellest seeriast. Esimene osa oli eile uploaditud siis või paar päeva tagasi. Ja seal oli nagu siis day 1 exercise, mis peab tegema täna siis day 2 exercise ja alustame sellega nagu eelmine kordki ja teeme 10 minutit soojendust treenažööri peal. Soojendus tehtud. Esimene harjutus on lõuatõmme või kui sa oled suure kondiga, nagu mina, siis lõuatõmbe negatiivid 6x6. Ma näitan teile kohe. Mina pean õues tegema seda, mul ei ole teises kuskil. Niisugust head kohta, kus kinni hoida. Osta pots. Nii, in the essence, see on niisugune lihtne suhteliselt. Väga lihtne. Lõuatõmbe negatiivid. Paned niimoodi tooli endale alla, astud peame, võtad kinni, hoiad üleval ennast. Lased alla. 6 korda järjest. Korda 6. 6x6. 1. 2. Iga korraga tõmbab rohkem läbi, of course. Mul on veel see sitt asi, et ei ole nagu ümmargune, ma teen enda kätte laiget. Kahjuks. Mingi parema lahenduse pean välja mõtlema, of course. Järgmine harjutus on hantli tõmme küljele, ehk siis dumbbell row ja seda me teeme 4x15. Kuna need lihased, mis me kasutame selle harjutuse jaoks, on tugevad, siis hantlile paneme rohkem raskust ka juurde. Ja siis teeme 15 ühele käele, 15 teisele käele. Järgmiseks harjutuseks on pullover. Seda teeme 3x15. Järgmine harjutus on kõige tavalisem jõukaosside lemmik dumbbell curl ehk siis küünarvarre kõverdus ja seda teeme 4x12. See käib siis niimoodi. 1. 2. Ja niimoodi 12-4. Järgmiseks harjutuseks on ühe jalaga kükk, ehk siis inglise keeles Bulgarian squat. Bulgarian. 6x12 tükki peab neid tegema. 6x12 ehk siis astud jalaga välja, kükitad. 1. Selle jalaga. 1. Ja niimoodi peaks tegema 12 korda järjest ja 6 reppi. Point, miks mul see harjutus nii selge ei ole, on see, et ma tahan keskenduda rohkem siis jooksmisele. No mitte, sa ei pea jooksma minema, see on suht gei. Öeldakse küll, et never skip leg day, aga kui ma neid jalaharjutusi teen, siis ma ei jaksa joosta 30 mintsa treenažööril. Aga mu eesmärk on põletada rasva, mitte treenida jalalihased. Jalalihased mul niigi tugevad. Tavaliselt ma jätan selle harjutuse vahele. Järgmiseks harjutuseks on sirgete jalgadega jõutõmme, ehk siis stiff leg deadlift. Seda me teeme 4x12. See on seljale hea. Oled jalad sirged, paned antid ette kokku. Selg peab olema õiges asendis. Muidu sa teed valesti harjutust. Ja 1. 2. 3. Selg peab olema sirg. Et sa ei tohi niukse hoiakuga olla. Ja neid teeme siis 4x12. Järgmiseks harjutuseks on päkale tõus ühe jalaga, ehk siis single leg calf raise. Neid me teeme 3x25 tükki. Tasakaalutad ennast ühe jala peale ja siis tõstad. 1, 2,
3 ja niimoodi teed ühele jalale 25 ja teisele jalale 25. Muidugi tasakaalu hoidmiseks võid kuskilt kinni ka hoida, aga. Ja kui selle ära teed, tuleb viimane harjutus ja selleks on 30 minutit jooksu trenažööri peal. Aga enamus jalaharjutused ma jätan siis vahele, kuna jalad on liiga läbi, siis ma tahan rasva põletada trenažööri peal. Aga okei, aitäh vaatamast ja kohtume järgmine kord. Ajaliselt timeline'i järgi ma ei oska öelda, aga ma tean, et mina tõenäoliselt filmin järgmise video lohesurfi tehes Võsu rannas, Võsu surfikoolis. Võib-olla tuleb mõni teine video vahele, aga tuleb küll jah, teine video vahele. Teie jaoks on episood 3 või päev number 3 homme või paari päeva pärast. Ehk siis ise näete, et mis minu 3. päev, mis treeni ma teen. Aga praegu aitäh teile ja ma lähen jooksen pool tundi. Nägemist teile, aitäh vaatamast. Appreciate it, väga meeldib.